Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere Autotunni kuulajad! Saade eetris stuudios 2 inimest, Tarmo Tähepõld Geenius autoportaalist ja Raiko Ausmees Sõidame erinevatest väljaannetest. Raiko on siin põhjusega, ta käis väga-väga kaugel reisil sellest saate teises pooles, aga alguses võtame mõned uudised. Räägime Genfi autonäitusest, räägime, mis toimub sellel Rally Estoniaga ja natukene räägime piirkiiruste tõstmisest või langetamisest Eestis. Kõige suurem uudis loomulikult on see, et Genfi autonäitus jääb ära. Sul olid piletid ostetud? Ühel meie toimetajal olid pressipääsmed olemas ja lennukipiletid ja kõik muu, aga korra veel oli plaan, et äkki läheb koha peale, aga tegelikult eile tühistas need. Vot, koroonaviirus, mis seal ikka, aga huvitav on see, kuidas Genfi autonäitus on nüüd siin mõne päevaga muutunud online näituseks, et jumal tänatud internetile. Kõik autofirmad, kes plaanisid seal suuri esitlusi, on teada andnud, et nüüd kõik toimub online'is. Näiteks Aston Martin 3. märtsil kell vist oli äkki 9 hommikul teeb online ülekande. Ma ei tea, mis see oleks, kui meil poleks interneti ajastut. Et kas oleks kogunetud Genfi tänava nurkadele, sest et kinnises, see oli iseenesest põhjendus oli päris hea, et see on ju tegelikult 2 suurt saali, kuhu 100 000 inimesed sisse lähevad. Ja kui võtta Genfi eelmise aasta numbrid, siis ta muidugi kestab väga kaua, aga 600 000 inimest käis eelmine aasta Genfi autonäituselt läbi ja Šveitsi riigi otsus oli vist, et üle 1000 pealised üritused on kõik tühistatud praegu poole märtsini vähemalt. Et natukene ju tegelikult kurb, internetis saab nende autode videosid ja pilte vaadata, jah, nii palju on personaalsem, et erinevad suurte ettevõtete tuli siin ka Koenigseggi pressiteade, et on võimalik telefoni intervjuu kokku leppida Christian von Koenigsegiga, et sa saad nendega online'is nii-öelda natukene vahetum, aga ma ei tea, ongi siis nüüd, et tulevik hakkab kätte jõudma ja suured näitused. Just nimelt. Muuseas, see on ju praegult väga demokraatlik, sest nüüd saavad sellest esitlusest osa kõik autosõbrad, mitte need üksikud, kes saavad Genfi minna. Kuigi ma pean tunnistama, ma vist võib-olla ma täna õhtul vaatan Alfa Romeo Giulia ilmselt GTA esitlust, mis peaks toimuma 5:30 siis esmaspäeval, saade on eetris teisipäeval, siis peaks teada juba olema. Aga ega ma ei viitsi nüüd küll päev otsa istuda ja neid online ülekandeid vaadata, et selles mõttes on nagu igavam. Jah, kellel homme hommikul tahtmist on siis kella 10 ajal Volkswageni uudised ära vaadata kõik. Just. Ja täna sa ütlesid, et täna kuulutataksegi Euroopa aasta auto välja. Esmaspäev siis. Esmaspäeval, jah, saade meil teisipäeval eetris, aga täna, kui ma nüüd peast mäletan, siis kell 3 oli see, ja see samamoodi videovahendus. Tegelikult on ta kogu aeg on Euroopa aasta auto ütleme, üks viimased, kas 5 aastat on see video vahendusel olnud ilusti vaadatav, jälgitav, aga nüüd ta siis ka kõigil, et koha peal ei ole kellelgi võimalik olla. Võt. Aga siis midagi, selle Genf on üks suuremaid autonäitused, mis siin veel see aasta nagu on kindla peale, sest Frankfurt ju lõpetati ära. Pariis see sügis, kes teab, mis nüüd sellest kõige selle Genfi valguses veel saab. Aga autokaarist Matt Pryor kirjutas, et kõige hullem asi, mis praegult juhtuda saab, on see, et autofirmad saavad aru, et mitte midagi ei juhtunud, et nad seal Genfi ei läinud. Et see tähendab seda, et aina raskem on neil siis teha seda rahalist otsust, et järgmine aasta ikkagi kohale minna. Muidugi, kui võtta see autofirmade pool ja mille peale võib-olla iga teine inimene ei mõtle, siis otsus Šveitsis tehti reedel, mis tähendas, et tegelikult suured kulutused autofirmadel on kõik tehtud. Ilmselt rekkadega oli juba kohal, autod olid kohal, stendid, kõik tehtud. Ma ei tea, sellisele asjale ilmselt võib-olla on ka mingi kindlustus kellelgi peale võetud, et midagi saad tagasi. Jah, kui force majeure, siis nüüd on koroonaviirus. Just. Nii, mis meil ära jäi? Rally Estonia. Arvasime, et äkki saateks on rohkem infot. Esmaspäeval istusid ühes stuudios Oleg Kross, Urmo Aava. Nii palju, kui ma seda seal peaaegu tunni ajaksel jälgida jõudsin, ei saa mina siiamaani aru, mis probleem on. Ja tundub, et ka nemad seal otse stuudios
täpselt ei saa aru, seal on midagi väga sügavalt, kas siis inimeste mingid arusaamatused, et kõik nagu ütlevad, et rahas ei ole probleem on mingis toetamises, kas siis moraalses, et kas hästi tihti käib läbi see lause, et kas WRC etapi toomine Eestisse on prioriteet ja Eesti Autospordi Liit raiub, et see ei ole prioriteet ja see on ma ei tea, miks seda peab niimoodi rõhutama. Kuidas küll viimased laused on juba olnud, et on prioriteet, aga mitte number 1, on tähtsamaid asju. Just, et ei ole prioriteet number 1, ma ei kujuta ette, nagu mingi kooriühing vaidleks, et laulupidu ei ole meil prioriteet, meil on noored koorid, aga need kaks on ju täiesti eri asja. No, ja kuigi samas jälle võtta see, et kui sul on endal riigis niivõrd mainekas rallivõistlus, toome selle sama laulupeo näite, ega siis ju Mest on loogiline, et see on prioriteet. Kuidas need noored sinna laulupeole jõuavad, kui nad ei tea, või kui nad ei ole seda asja näinud ja see hakkab, mulle väga meeldis, mulle meenub kohe eelmise aasta Rally Estonia, kui müüdi ju fännisärke, et WRC, laste särke siis, et WRC maailmameister mingisugune 2045 või mis iganes sinna selja peale oli kirjutatud, natuke liiga vanaks vist tegin need lapsed nüüd, aga 2030 või mis iganes on ju, et see ongi ju see hetk, kus on võimalik ka sellel väga pisiks, mina olen lastega ise käinud, ma arvan, et poisid olid mingisugune 3-4, kui ma käisin seda rallit vaatamas, kui sa tassid nad sinna ralliparki, näitaid ikkagi ka tol ajal niivõrd, kuivõrd maailma tippmasinaid sai näidata, eelmine aasta promotsiooniralli, jah, eile ETV-s küll Oleg Kross üritas väita, et ilmselt seal on rahalised probleemid, et meil ei taheta eelarvet näidata ja ilmselt need on suuremad kui see 100 000 ja nüüd tahetakse mingisuguse asja taha peituda. No, just, aga jama ongi see, et või kummaline, et nädal aega on siin see asi peaaegu nüüd käinud, üks on öelnud, kõik on nagu käinud kaamerate ees, nad on koos käinud kaamerates, kõik Eesti põhisaated on juba läbi käidud. Absoluutselt, jah. Ja ma ei saa ikka aru, kus see kass sealt siis läbi jooksis või mis. Ja see noorte asi, minust on ka, et kui meil ei oleks laulupidu, vabandust, aga ma kardan, et pooled Eesti koorid jookseks laiali ja paljud ongi kokku pandud ainult selle nimel, et saaks käia laulupeol. Ja kui meil Eestis on väga kõva ralli, kus saavadki need noored käia kohal, maailma tasemel tippudega. Nad ei pea käima sõitmas, nad saavad seda näha. Nad saavad näha, aga sõitjad, kui Eesti Autospordi Liit räägib nagu noorte peale kasvust, et kuskil mingil suvalisel põrlurallil ei viitsi väga vist lõpuks kasvada, et ma ei tea, ma hetkel nagu vist on kuulda, et ma olen võib-olla natuke Rally Estonia poolt, aga ma ütlen, siin on nii palju vist neid kihte, mida ma olen nii julge mees, et mina ütlen, et ma olen Rally Estonia poolt. Selge. Loodame, et võib-olla siis nädala pärast saates on kõik juba selge, sest ma saan aru, et see ralli toimumine on mingi nagu õrna võimalusena siiski kogu aeg nagu laual. Kui Urmo avasin samas Delfi saates ütles, et ei, et see nagu sellist üritust nagu riik on tellinud. Riik on ju ka selle oluline osapool. Enam ei ole võimalik korraldada. Eile oli ka tegelikult Tõnis Lukas andis oma kommentaar, et siin on tõesti nagu kõik tasandid seda puurind, aga Tarmo sõntis ilusti, et nädalaga pole nagu kuhugi jõutud. Vähemalt avalikkusel pole lõpuni selge. Ja siia esimese ploki lõppu veel üks uudis tuli Maanteeametist, üks ekspertkomisjon, mis selle uudises ma lugesin, koguneb peaaegu iga aasta teeb sama ettepaneku, et näiteks üks ettepanekutest on, et teatud teedel tuleks piirkiirus alandada 7 või isegi 50 peale. Kui siiamaani on jutt olnud nagu kruusateedest, siis tegelikult käivad sinna alla ka sellised kruusakattega teed, mis nüüd on kaetud selle musta, selle asfaldipuruga. Et ta ei ole enam kruus nagu selles vanasti mõistes. Ja liiklusekspert Villu Vane ütleb, et neid teid, mida kaetakse selliselt, tuleb aasta-aastalt juurde. Need tehakse tolmuvabaks. Jah, just tolmuvabad teed. Aga liikleja võtab, et see on justkui siis nagu asfaltkattega tee, laseb ikka 90-ga, aga teede profiil ei muutu. See jääb ikkagi käänuliseks, kurviliseks, tõusud, langud, kraavid. Et sõitjal tekib tunne, et on pidamist rohkem kui kruusateel ja läheb uljalt peale. Just, ja lubatud on ju ka, et miks ma siis ei võiks, et see oleks üks võimalus vähendada õnnetusi, teha seal 70 ja 50. Ja ma nüüd ebapopulaarse inimesena kindlasti ütlen, et aga sa tulid just Soomest, 80 kiiruse piirang. Ei ole ju tegelikult mure ju.
ma ei tea, ma väga suur mure ei olnud, aga no ma enamus aja sõitsin ikkagi see, mis need kehad on sealt suurte pealt Helsingist lahtisse, nii et see oli... Tegelikult Skandinaavia näitel ma siin eelmine aasta isegi Taanis liigeldes oli see 80 kilomeetriga piirang ja see oli ju ka tegelikult ongi niisuguste pisemate teede peal. Eestis on kuidagi ilus arvamus üldsusel, et kõik on 90 ja ega siis ju sõidetakse 90+. Jah, muidugi on need sinised märgid, kus on soovituslik, et ma ei kujuta ka ette, et seal kurvisel teel nüüd näiteks siis politsei saaks passida, et tulid siit 80-ga, et siin 70 lubatud, sul ei ole ruumi mõõta. Aga ühesõnaga selline ettepanek on tehtud, et äkki aitab natuke õnnetusi vähendada. Eks siis näis, aga teeme siit pausi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi. Täna teeme saate teise poole pisut pikema, sellepärast et Raiko sõit oli väga pikk. Ta sõitis peaaegu 3 nädalat ja seda suruda 2 ploki sisse on natukene, ma ütlen, ebaaus. Nii, sa sõitsid tegelikult Tallinnast Budapesti, aga see sõit ise oli Budapest Bamako. Jah, Kes teab, kus on Bamako, te saate 5 sekundit mõelda, kuniks Raiko ütleb, kus on. Ma nüüd pean nendele 5 sekundi mõtlejatele tegema üllatuse, et nii nagu endiselt on Dakari ralli, mis ei sõida enam ammu Senegali pealinna, siis Budapest Bamako on kaubamärk, aga tulenevalt siis erinevatest Afrika poliitilistest oludest, siis see finiš on erinevates kohtades ja seekord oli sihtkohaks Sierra Leone pealinn Freetown, kust siis Budapestist alguse saanud sõit kohale jõudmiseks oli meil siis 9930 kilomeetrit. Kui palju? 9930. Kas ta siis 70 ei tahtnud teha ühte Me nõksaga? arutasime seda nalja, aga tolleks hetkeks, kui see Freetown juba nii lähedal oli, siis ei viitsinud enam. Mõningad Aafrika teed ei ole sõbralikud, kui siin eelmises plokis arutasime seda 70, siis tulge sõitke Aafrikas. 30 on mõne tee peal niimoodi, et rohkem ei tahaks. Pukkide peale tõstnud. See ei oleks aus. See ei oleks aus. Kas see oli võidusõit või see oli matk? Võidusõit ja matk, sellepärast, et erinevad võistlusklassid, Spirit klass, mille juurde me tuleme tagasi, sest seal oli väga palju huvitavaid autosid, hullusid inimesi, Touring, 4x4 Touring ja Race ja meie võtsime sellest võistlusklassist osa, kus siis oli 40 võistkonda ja kuna eestlased olid väga rohkearvuliselt esiteks esindatud ja enamus eestlasi sõitis võistlusklassis, Eestist oli kohal 16 autot, 4 mootorratast ja eestlaste tehnika oli nagu väga paljud tulid küsima, et kuulge, teil ongi nagu sedasi oletegi need autod ehitanud, et need eestlaste autod torkasid igal hetkel nagu silma, sest et korralikud tõsted, väga põhjalikud ümberehitused maasturitel ja eestlased siis top 10 oli 6 Eesti ekipaasi siis selles võistlusklassis ja tähelepanek jah, et kui sa küsid, et matk või võistlus, siis võistles 40 ekipaasi, aga kokku oli sel võistlusel 280 osavõtjat. Võistkondi siis inimesi kuskil 700. Aga see, et eestlaste autod olid nii palju paremini ehitatud, kas tähendab seda, et osad lähevad nagu, võtavad seda pigem, on ju sellist rallid nagu Inglismaa, Mongoolia, võimalikult romudega, et kas siis osad tulevad, ma ei ütleks nalja tegema, aga niimoodi, et selles mõttes, kas, võtame teistpidi, kas see sõit on võimalik läbida nii, et sa ei tee kõiki neid tõstesarju ja mis teil seal all olid? On. Ebamugavam, keerulisem kindlasti, aga päris tugevalt konkurentsis olid ka seal paar hiluksit, millel olid ees vints, natuke suurem tummisema mustriga rehval ja siis esistange oli välja vahetatud, et mitte see suur nii-öelda plastist oleks. See oli kõik ja nendel oli nagu väga edukalt said seal hakkama, et seal saab hakkama iga sõiduvahendiga, ütleme, et võistlusklassis 4 vedu on justkui see must, et sa jääd muidu hätta. Aga mõnes mõttes on küsimus selles enda mugavuses, et kui lihtsasti sa seal saad toimetatud ja kui hästi see tehnika nagu vastu peab lõpuni. Okei, aga hakkame algust minema, et kas see ots, mis siis Budapesti ja Aafrika mandri vahele, kas sinna ka jäi mingeid ülesanded, mingid tegevust või kõik lihtsalt... Tegevus oli, see oli niisugune transiit, et tegevused hakkasid kõik tegelikult Marokost peale, et siis Aafrika riigid, Maroko,
Mauritaania, Guinea, Sierra Leone, sinna vahele jääb üks vaidlusalane riik, mille nimi on Lääne-Sahara, et mida Maroko president ütleb, et see on meie oma Lääne-Saharased arvavad, et me võiks justkui eraldi eksisteerida. Aga Eestist Budapesti läksite ka sõites? Läksime sõites, kokku siis 11 700 kilomeetrit ja meie auto tuli tagasi konteineris, fanaatilisemad mehed sõitsid tagasi, ma kuulsin, et siin tuli kokku 24-25 000 kilomeetrit sõitu, mina ei jaksaks nii palju. Okei, aga on siis, mis seal siis rasket selles mõttes, et üks asi on kodust ära olemine, kõik tööd asjad jäävad seisma, aga puhtalt see sõiduosa, see 10 000 kilomeetrit või 11 siis koos Eestiga? Jah, kui me jõuame siin Aafrika pinnale, kõik need päevad, kui toimus võistlus, need olid väga põnevad, see hommikul vara üles, kõik see laagrist kiiresti ära ja nii edasi, aga kus sa saad tegelikult nagu terve päeva olla autoga liivatüünides, kus sa jäädki vahepeal kinni, paned need liivaredelid alla, kaevad teed, aga see on kõik nii maru äge. Kui sa küsid, kus oli raske, siis tegelikult meie autole, kusjuures, ja ka meeskonna vaimule kõige raskem oli see, et Guineas jäeti 2 võistluspäeva ära, täpselt selle sama enne mainitud poliitilise olukorra tõttu. Meid suunati natuke võistlustrassilt ringi ja kui sa mõtled, et 10 000 see kilometraasi peale nüüd sul on vaja 300 kilomeetrit ringi teha, et tundub nagu täiesti nagu tühi asi, siis Guinea põhimaanteed on ka täielikud pommiaugud. Suuremad augud olid sedasi, et sa sõitsid, need ei oldki, see ei ole enam auk, see on nagu teeprofiili osa, aga see profiili osa on nii suur, et sa sõidad nagu lainekesest üle ja Toyota Land Cruiser mahub akendest saati sinna auku, osad teed meeletult treppis puruks, ehk et see ülesõidupäev oli nii ruineeriv ja see oli ka hetk, kus meil veidi hakkas seal tagasillast kuskilt õli välja ajama, kus oligi tunne, et nüüd mitte keset võistlustrassi, siis äkki juhtub mingi niivõrd fataalne olukord, et me ei saa edasi liigelda. Õnneks saime nagu sellest murest üle, aga jah, seal samas tuli ka esile see, et kõik need, kes olid nii-öelda reisijate klassis, sul on ebamugav sõita seda tõstetud, tehtud, korralikult ettevalmistatud maasturiga. Ja siis sa vaatad Volkswagen Transporter D4, Peugeot 106, Mercedes 190, või siis need, kes seal kiirabi nii-öelda saate medical tiim mingisuguse sprinterbussiga asjaga, peakorraldaja ise sõitis, mis tal nüüd siis oli, klapptuledega Porsche on 944 äkki või? Ja ei mäleta nüüd täpselt enam, aga mehel oli ka, nägid, et tal oli küll seal autole tõste tehtud, aga sa pead sõitma nagu täiesti pekkis tee peal. Aga kõik sõitsid samu teed, et ükskõik mis klassis sa olid, et sul oli marsruut oli sama? Seal oligi nüüd see, et need ülesõidukohad olid kõigile üks, aga võistlustrass oli võistlejatel natuke keerulisem, kõik võisid sõita seda võistlusklassi. Sa said hommikul briefingult seal kellegi võistleja käest nii-öelda info kätte ja võisid tegelikult sõita, et Eestist Onu Raiu, kes ka Telia uude kanalisse siin sügise poole 8 episoodi sellest asjast teeb, et tema tegelikult mulle lõpus ütles, et näed, oleks teadnud, see võistlusklass ei olegi nagu kõige hullem, oleks võinud sinna kirja panna ennast. Ta tegelikult sõitis praktiliselt terve võistlustrassi kaasa, kuigi oli nii-öelda selles 4x4 tuuringus. Mis auto sinu meeskonnal oli? Täpsemalt, Toyota Land Cruiser 100, 2003 aastas isegi. 4.2 diisel, kütus põles ilusti kõik Aafrika oma ära. Ühel ekipaasil oli, Eesti ekipaasil oli mure, et kuskilt said mingit solki, said 1-4 korda kütusefiltrit vahetada, enne kui normaalselt nagu tööle hakkas, kuigi meil seal valasime ja vaatasime ja mingit sükest sodi nagu ei näinud, aga eks see Aafrika kütus teatud hetkedel võib huvitavam olla. Teeme ühe kiire pausi ja siis räägime natukene tehnikast edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi räägime Raiko Ausmehega, kes sõitis mingil arusaamatul põhjusel Budapestist Freetowni Sierra Leonesse. Võrreldes teistega olid teil hästi ettevalmistatud autod, aga kui nüüd see auto, see Land Cruiser, millega teie olite, kas tundus mingil hetkel või mõnel etapil, et midagi ei puudu, et midagi oleks võinud veel teha või et... Ei, auto taha kindlasti mitte ei jäänud, et kuna selliseid
ütleme, kihutamise katseid, ta on eelkõige seikluslik võistlus, on ju. Et kõige tähtsam oli ikkagi päeva lõpuks see vastupidavus, et auto nii-öelda tehniliste lahenduste taha ei jäänud küll mitte midagi. Kui kiiresti ühel liivatüünil kõrbes sõita saab? No ütleme sellise autoga, ja mingite spetsautode kindlasti kiiremini, aga sellega. See liiv on üks hästi salakaval asi. Sa võid sõita seal julgelt 100 kilomeetrit tunni, siis satud sellise pehme liiva peale, kus järsku see hoog lihtsalt raugeb. Tegelikult, kui julgust on ja vedrustus hästi töötab, siis üks maasturiga lase palju tuleb, on ju. Et peab jälgima lihtsalt, et kuskilt nagu väga hüppesse ei läheks, et selleks need autod ju ette valmistatud ei ole. Aga kas juhtus üks asju, et mindi kogemata hüppes mingid teised tiimid, palju katkestajaid oli? Tead, ma üritasin seda uurida ja ma ei saanud teada, et kui palju sellest, ütleme 280 autost, et kui palju siis ära langes selle trassi jooksul, sest et seal oli väga palju tublisid võistkondi, üks eestlaste võistkond suutis, kes oli ka siis nii-öelda turistiklassis, suutsid oma auto seal savannis külili keerata, aeti mootor uuesti käima, ümber palmipuu, vintsiti A-piilar sirgeks, osteti uus klaas ette, see oli vist Land Cruiser 95, kui ma mäletan. Ma tahtsin küsida, kas nagu hiluks nagu Top Gearis põhimõtteliselt? Enam-vähem, no auto ikka nägi ja meestel olid just turvavööd kinni, seal mingi plaastrid peale ja entusiasm selles võistkonnas tõusis sellest vahejuhtumist, on ju. Ja sõitsid edasi ja päris paljudel oli seal mingisuguseid olukordi, jäeti näiteks päev vahele ja naasti võistlusele, et üritasin tõesti seal viimastel päevadel aru saada, et palju neid katkestajaid on, aga ei olnud, aga kui sa nüüd küsid selle hüppamise kohta, ega meiegi tegime seal ühe sellise teadliku, oli vaja lihtsalt kiiresti ühe tüüni otsa saada. No, esisilt tõusis maast päris kõrgel. Kohutava pauguga käib see suur ja raske auto vastu maad tagasi. Aga kui palju teil tekkis siis remondivajadust või kui oleks minimaalselt, jah. Aga kui oleks tekkinud maksimaalselt ehk auto jaoks fataalselt, kas korraldajad oleks aidanud teid ära vedada? Kuidas kõik see oli korraldatud? Korralduse pool üldse rääkida, ma julgen seda seiklust kindlasti kõigile autosõpradele soovitada, kes on mõelnud, et kas midagi sellist ette võtta, siis seesama tiim, super. Meditsiiniabist juba rääkisime, tehnilise abi poole pealt on nüüd pigem nii, et teiste võistkondadega ja saada abi ja korraldusmeeskonnas on ka seal nii-öelda lisaautod, mis on siin nõus rasketes oludes kuskil sikutama ja vedama ja tegema, aga kogu võistlejate nii-öelda kõik inimesed hoiavad kokku, aidatakse üksteisi, aga korraldusliku poole pealt just see, kui me jätame nüüd nagu autoasja kõrvale, kuidas olid viisatorgunnikud, kuidas kõrbes põhimõtteliselt prinditi sulle see, kui lihtne oli kõikide nende riikide ja mõnes mõttes, kui turvaliselt sa tundsid, sest et püssimehed olid tegelikult laagri perimeetris alati öössel valves, sest Aafrika on niisugune veidi heitlik poliitiliselt, on ju. Aga ma pigem üks väga-väga nagu lahe asi just, millest räägiks, et on need Spirit-klassi autod, uskumatu, millega inimesed on sinna tulnud, jaburamad näited, korra mainitud Peugeot 106, Horvaatia poisid tulid sõitma sellega, seal on taga torsioon, taga sild, rattad olid lõpuks nii viltu, kui viltu all said olla ja nad olid vist Marokos sõitnud niisugune päeva ära, siis nad said aru, et see auto on liiga madal, nad palusid kuskil ühel Aafrika töökojal tõste teha, auto saadi 4 sentimeetrit kõrgemaks, oli võimalik nagu paremini edasi liikuda, sest ta oli tõesti niisugune saba vastu maad. Ma just tahtsin küsida, kas nad olid nagu midagigi seal, mingit maastikurehvid, sest pehme liiva peal sa sellisega küll ju ei sõida. Ei, ja seal, või siis ma ei tea, Lada 011, mehed panid lihtsalt, neil oli niimoodi tehtud, et Euroopast läbisõitmiseks olid tavalised rehvid, siis pandi lamellid alla. Aga need autod on ju kõik tegelikult kerged. Päris lahe asi oli, mida ma polnud kunagi näinud, Nissan Sunny 4-veoline tehasest tulnud. Üks Eesti mees üritas viimase hetkeni seda ära osta nende poiste käest, aga nad suutsid, ütleme, et eestlane tahtis liiga odavalt seda kätte saada. Ühed Sierra Leone kodanikud ostsid selle auto seal finišis meeste käest ära. Muuseas, eestlaste Palmsi tiim, enne mainitud Volkswagen D4 transporteri bussiga. Nad müüsid selle koha peal maha ja müüsid kindlasti, hind vist oli eurodes 2500 eurot, et selle bussi eest ei oleks nii palju siin raha saanud, konteineriga tagasisaatmine suhteliselt samas hinnajärgus, nii et, ja neid tehinguid tehti seal lõpus, need samad mainitud ühed hiluksid,
siuksed 3-4-5 aastat vanad, müüdi seal koha peal Aafrikasse maha, et see on ka üks huvitav osa sellest võistluselt tegelikult seal viimastel päevadel, kui hakatakse kauplema ja nad tahavad sult neid autosid ära osta. Kes siis tahavad? Tulevad kohalikud, tulevad hotelliparklasse ja nii, kuule, tead selle auto omanikku? No tean, kutsu siia, tahaks ära osta, on ju. Aga muidugi seal tehakse hästi palju siukseid pakkumisi, et ühel eestlasel oli korralik Arctic Truckis ümber tehtud Land Cruiser 120, siis hakati peale siukene, $5,000, on ju, et samas, kuskil kindlasti on neil taluvuspiir, aga neid samu siukseid, ma arvan, et ongi kuni €5,000 autosid väga lihtsasti, sest et väga keeruline on Aafrikasse autosid viia. Üks huvitav piirkond on selle sama Lääne-Sahara ja Mauritaania vahel. Ei kellegi maa, paar kilomeetrit täielikku tühjust, aga see tühjus on täidetud autoromudega, sest Mauritaaniasse autosid sisse viia on keeruline. Autod lõigatakse juppideks ja viiakse mitte varuosadena, et kokku panna, vaid lihtsalt viiaksegi varuosi siis. Ja siis on lihtsalt autosi lademetes. Mõnest on järgi niimoodi, tead, ainult aimad, seda mingid piilari uksekuju. Ja see on Renault 19 vist, on ju. Et see, E-klassi Mersu, kellelgi siin on midagi uuemat olnud, on ju. Et aga prügimägi täielik. Teie autod ka taheti ära osta? Või oli liiga spetsiifiline? Ei, taheti ikka, aga pakuti umbes poole vähem, kui me oleksime soovinud saada selle eest. Kui te sõitsite, palju seda aega, kui te Aafrika mandrile jõudsite kuni finišini, kui kaua see konkreetne sõit kestis? 12 päeva, kokku seda võistlust siis Budapestist Freetowni 16 päeva ja äkki ma ei mäleta nüüd enam, 3 või 4 päevaga me tulime 3 päeva kuist läbi Euroopa, et ikkagi 2 nädalat Aafrikas. Ma mõtlen, et kui palju see seltskond laiali hajus või kui tihti sa nägid neid sama, et kui sul tekib tehniline rike või võetakse, kas et võeti täiesti kardinaalselt erinevad marsruudid või kõik pidid sõitma ikka enam-vähem ühte? Sul on selle marsruudiga see, et kui sa seda hommikul selle ülesande kätte, siis sul on mingid punktid, kust kuhu tuleb minna. Küsimus on nüüd, kui kiiresti keegi sõidab, on ju. Et meie pigem võtsime rahulikult, et mitte tehnikat lõhkuda ja päeva peale ikka päris mitu korda need teisi võistlejaid, see oli tohtinud ka koos sõita, see on ka nagu tegelikult võistlusklassis ei tohi koos kulgeda, et mingi protsent päevast võid sa koos olla, aga just sellepärast, et nüüd üks võistkond teist ei aitaks liigselt, on ju. Kõikidel on GPS-logerid peal, seda siis päeva lõpus kontrolliti. Okei. Auhind ka lõpus oli? Esimestele olid karikad, tänuplaadid, diplomid. Aga mitte selles mingid rahalist, et sa saad oma kulud tagasi? Selle väga oluline eesmärk sellel asjal on tegelikult hea tegevus. Viimasel päeval Sierra Leones istutasime puid, ühele koolile anti uus nimi, kuhu sellele koolile läks siis ka, me kandsime sinna heategevuseks raha, see läks sinna selle kooli fondi. Meil olid kaasa võetud mingid kirjatarbeid, mida me seal jagasime, kes oli ostnud kaasa mingeid vanu odavamaid arvuteid, laptoppe nii-öelda, mida seal kuskil koolides ära anti, igasugu nii-öelda lihtsamad pudipadi. Kõige suurem annetuse see aasta tuli Rumeeniast 5000 koolikott, neil oli seal kõvem nagu teema sellel asjal taga, et see on heategevuslikul eesmärgil käima lükatud üritus 2005 aastast ja sellepärast ka tegelikult need Aafrika riigid nagu väga tervitavad ja meil olid finišis ju Freetowni linnapea, Sierra Leone president, turismiminister, nii edasi. Nii, teeme ühe pausi ja siis räägime täpsemalt veel sellest võistluse osast. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Nii, stuudios tagasi, Raiko Ausmees, Tarmo Tähepõld, räägime, kuidas sõita kiiresti läbi Aafrika. Küsimus on, et kuna ilmselgelt see ei olnud nagu võistlus aja peale, võidusõit, vaid ülesanded, siis äkki too mõni näide, mis ülesandeid seal täita tuli? Jaa, väga erinevad ülesanded, ajaliselt poolelt nii palju, et sul oli ajalimiit ette antud, et kontrollpunktist läks aeg käima ja siis keskmiselt seal 8 kuni 12, mõni päev 14 tundi oli nagu see
päevane aeg. Päeva sees siis seal oli väga palju sellist koordinaatidega mängimist, et vahel ei olnud kõiki väärtusi välja toodud, pidid ise nagu kaardi pealt pikkus-laiuskraade veidi kokku ajama, aga need ülesanded, mis meie lemmikud olid, kus me ka 2 ülesannet ära võitsime, oli, et 2 või enama etteantud koordinaadi vahel läbida võimalikult lühike distants. Ühe sellise ülesande me võitsime keset liivakõrbe, ehk siis seal oli äkki kas 6 või 8 punkti, mis olid siis GPS-i koordinaatidena sulle antud ja sa pidid siis ühest teisest kolmandasse ja nii edasi võimalikult otse liikuma. Ja seal vahepeal ikka olid siuksed tüünid, et anna olla. Et seal oli siis ikkagi abiks selline, et karmi maasturiga sõit ja ma ütlen, et seal oli ikka väga palju olukordi. Me tulime silt kõrbest põhimõtteliselt tegelikult viimasena välja, sest me ikka üritasime ja lõpuks see tasus ära. Ja teine samasugune ülesanne, või neid lühemaid ülesandeid oli veel, aga teine, mille meie võitsime, oli tegelikult nii, et kaardi peal oli 2 punkti vahe 49, midagi kilomeetrit ja me suutsime selle läbida 52, midagi kilomeetriga. Ja see oli juba savannis, see oli juba, kus oli puud, põõsad, peidetud kändusid, mägesid ja nii edasi, et me seal ainult ühest mäekesest läksime mööda. Põnevamad või sellised lõbusamad ülesanded näiteks, et too turult banaan finišisse, ära korja seda puuostast, osta, et pidid näitama siis banaani või siis näiteks oli vaja tuua finišisse lumepall, kus siis ütleme võistluslehe pöördel oli alles lõpupoole see ülesanne kirjeldatud ja kes ei olnud tähelepanelik ja tervet võistluslehte läbi lugenud, sa pidid mägedesse tagasi minema, et seda lumepalli toomas. Selle lumepalli toomise eest oli ikkagi omajagu punkte ette nähtud või kellel ei olnud külmikut, et seda lund siis lõpuni kuidagi hoida. Keskmise kiiruse ülesanded 2 koordinaadi vahel sõita siis, sa ei pea kogu aeg sõitma 42 kilomeetrit tunnis, aga sa võid siis sõita vahepeal kiiremini ja vahepeal oled sunnitud sõitma aeglasemalt, aga põnevamad neist olid näiteks sellised, kus üksteise sees, ütleme sulle oli antud 6 koordinaati, ühest teiseni 1 kiirus, selle sees olid nüüd järgmised koordinaadid, kus tuli nii-öelda teine keskmine kiirus selle lõigu peale saada ja selle sees oli veel 3. ja need kiirused olid väga palju ka erinevad ja kaardi pealt tegelikult tasus ette vaadata aerofotosid, et ega sul seal mingeid üllatusi ei ole, mingit jõe ületust või siis kui maantee peale see sattus siis nii-öelda seda kiirtemaksu tolli putkat, mis muuseas Maroko ülesande peal oli, me olime selle ennem ära vaadanud ja arvestasime, et selge, alguses veidi kiiremini, seal kaotad aega ja lõpus nii-öelda passid siis natukene. Siis oli väga palju niisugust geopeituse asju, tuli midagi leida, tuli midagi pildistada, tuli leida üles mingi silt, mille peal olevat numbrit kokku liita, küsimus, mis värvi on selle hoone loodepoolne uks näiteks, on ju. Kõigepealt jõuad koordinaati, vaatad, mis hoone, kus, okei, see hütt, kompass kätte, kus pool see ilmakaar siis nüüd on. Ta on hästi palju paralleele ikkagi sellisest klassikalisest maasturiseiklusest, et palju koordinaate, mingeid asju ise leiutada ja selle kaardi lugemisel väga-väga suur roll ja teine asi siis nagu see julgus mingites kohtades ka tegelikult, sest savannis teatud hetkedel ikkagi tuli veidi sedasi sõrmenukid valged ja kiiresti ikkagi sõita. Just kiiresti selles mõttes, et kui sa mõtled nende teeolude peale. Mitmekesi te autos olite? 3. Kuidas see töötas? Selles mõttes, kas peale 2 nädalat või isegi 3 oleksite veel sõitnud? Oleksime veel sõitnud, ei, seltskonnal ei olnud, mul sõber viskas nalja, kuna meil autoraadio seal tegi viperdusi, siis ütles, et näed, vaata kui hea, et Raiko kaasas oli, et meil ju raadio ei töötanud. aga õhtuti ööbimine, kõik see? Infra? 2 meest katusetelgis ja 3. oli siis lavats autosse sisse ehitatud, autosalong oli ka muuseas oluline märkus kõigile, kes plaanivad endal maasturit ümber ehitada ja selle tarkuse me saime tegelikult 4x4 reisimeeste käest ja hiljem, nüüd olles mõnda nende episoodi vaadanud, torkas see alles silma. Honda Civic Type R EP3 istmed, kõige parem iste ever, et niisugust pikka maad sõita. Kui sa sõidad selle Civicuga, siis selle enda vedrustus on ju nii jäik, et sulle tundub, et võib-olla ei ole hea tool, aga seal maasturis üli mõnus pika maa läbimiseks. See Land Cruiseri enda siukene mõnusalt tunduv sofalaadne asi tegelikult pidi selja ära tapma. No näete, täiesti kasulik nõuanne. Nii, aga me jõuame siin lõpus võtta
ühe teema veel, mis kindlasti paljust huvitab, kes tahaks järgmine aasta minna. Ülejärgmine, üle 2 aasta. Järgmine aasta on võimalik samade korraldajate poolt võtta Baja XL-ist ehk ma ei mäleta nüüd, kus sealt Ameerikast kuskil stardid käid Mehhikos ära tulla Ameerikasse tagasi. Tegelikult tahtsin siis rääkida hoopis sellest, et palju siuke nali maksab. Ma ei küsi nüüd palju teil täpselt, eks ju, seal oleneb auto hinnast, aga mis on need kulud, millest sa ei pääse? Osavõtutasu oleneb registreerimise hetkest, oleneb võistlusklassist, hakkab seal kui peast mäletan kuskil 1000 eurost tiimi kohta on ju, kuni äkki 2500 välja, ma ütlengi, see ongi nagu oleneb ka nendest registreerimise hetkedest ja palju te autos olete ja mis lisaasju sa sinna juurde tahad. Kütust arvutage kõik ise, 1800-1900 liitrit, korrutage kütuse hinnaga läbi. Kui kallis Aafrikas kütus on? Aafrika kütus on alla euro hetkeseisuga. Ta ei ole, ta tegelikult ju meil on 1,3 on ju, et 40 senti liitri kohta odavam, aga arvuta euroga põhimõtteliselt väga jämedalt läbi suur osa eelarvest kütus. Mis oli meile üllatav, me arvutasime suhteliselt hästi läbi oma nii-öelda söömised. Toidukorv tuleb tegelikult ülimõistliku hinnaga, arvestama peab muidugi turbonuudlitega, mida saab oma jagu ära tarbida sellel ajal. Paljud olid läinud seda teed, et ostnud neid tactical foodback'e ja asju. Mitte, et see toit ei oleks nagu hea ja toitev ja nii edasi, aga kindlasti teeb hinna kallimaks ja saab ka veidi teistmoodi lihtsamini hakkama. Jah, autoehituse poole pealt ma ütlen, et ei pea ju tegelikult ehitama, on ju, et saad minna millega iganes. Aga lend ja autotransport tagasi? Autotransport konteinerist tagasi 2000-2500 eurot. Lennukipilet, vaata Aafrikaga on nüüd selline asi, Freetown on isegi sõbralik Euroopasse tulemiseks. Sealt on lennukipilet vahemik 600-700 eurot. Kui näiteks see peaks Mauritaania pealinnas lõppema, võib seal juba üle 1000 euro, et neil ei ole need lennuühendused nagu kõige niisugused lihtsamad, et ja kuigi graafikud nagu olenebki, see Sierra Leone on nagu popp, on ju. Mis veel niisugused suuremad kulutused, igasugust reisivarustust tuleb endale hankida kaasa. Millest puudust tundsid? Sai kõik kaasa? Sai kõik kaasa, pigem oli rohkem kaasas kui vähem. Korralik matkasaabas jalas, lühikesi, pikkasi riideid, sest tegelikult ikkagi mingid õhtud seal alguse poole just suhteliselt jahedad pikkade riietega tegelikult kaitsesime ennast päikese eest, ei tahtnud ennast seal õuest tappa. Ja saan aru, et sul oli eeltöö tehtud, et näiteks mingite riikide jaoks, et ei ole mõtet drooni kaasa vedada, et sa jääd sellest ilma. Kui karm oli sellist kohad, kus auto otsiti läbi või vaadati? Tegelikkuses niimoodi, et jällegi suur kummardus korraldusmeeskonnale ja võistlejatel oli see kõikide asjade läbimine. Kui sa käitusid piiri peal mõistlikult, läks ikkagi suhteliselt lihtsalt sellepärast, et lisaks droonile ka oluline info Mauritaanias on kuivseadus. Kui ikkagi põhjalikult läbi otsitakse, siis kõik tuleb maha jätta piirile. Ja tegelikult oli päris mitmel võistkonnal droon kaasas, lihtsalt kuhugi siis niimoodi ära pakitud, et silma ei torkanud. Nii, kahjuks on meie saateaeg läbi. Ma saan aru, et sa käisid ühes teises saates rääkimas ka rohkem nagu nendest riikidest ja just, et siis guugeldage Raiko Ausmees, Ivo Tšetõrkin küll üles leiate. Postimehes ka artikkel, ja küll siin seda infot, kui te guugeldate, tuleb väga kõigi nende eestlaste, kes seal osales seda Budapest Bamako teemat. Aga võime kokku võtta, mitte karm rassimine, vaid äge seiklus. Väga äge seiklus ja eriti ägedaks teebki see, et sa oled niivõrd palju erinevates kliimavöötmetes, need riigid on kõik omanäolised, sa hakkad ikkagi Euroopast peale, jõuad sinna troopilisse Aafrikasse välja, sa näed ära ookeani, sa näed ära nende autopargi, näed neid inimesi, sa saad riigiti aru, kellel on nagu paremad olud, kellel on kehvemad olud, et ma kindlasti, kui vähegi on huvi, soovitan, see ei ole keeruline. No nii, võtke plaani 2 aasta pärast jälle. Aitäh, et tulid. Ja palun. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.